Millal võiks siis kahtlustada või mis need sümptomid on, mis võivad viidata lapse puhul kas hemofiiliale või mingile muule veritsushäirele? Eks nimi juba ise ütleb, et tegemist on veritsushaigusega. Hemofiilia on siis kaasasündinud veritsushaigus. Ja kui me räägime kaasasündinud veritsushaigusest, siis sageli need lapsevanemad juba aimavad ette, et võib olla hemofiiliaga tegemist, sellepärast et tavaliselt siis emapoolses suguvõsas juba eelnevatel põlvkondadel selliseid veritsushaigusi on. Ja täna me loodame, et sellised perekonnad on juba uuritud niimoodi, et ema vahel võikski juba sünnitama minna selle teadmisega, et ta teab, et see laps, kes sünnib, võib hemofiiliaga olla, sest et seal me räägime peamiselt poisslastest. Aga kui me veel ei tea, et see on selline uudis perele, siis sõltub sellest, et kui raske see kaasasündinud hüübimishäire on, et kas ta siis on näiteks raske hemofiilia, mis võiks välja tulla siis just sellises imikueas, väikelapseeas, siis kui laps hakkab kõndima, tekivad traumad, mingil põhjusel võetakse näpu otsast vereproovi, see veri ei taha enam kinni jääda või siis tekivad suured sinikad traumakohtadesse, inimesed pöörduvad siis sellega arsti juurde, et miks see sellised asjad juhtuvad ja tehakse vereanalüüs, kus siis hüübimishäirete uurimiseks, kus siis on näha need muutused, mis siis meie jaoks ütlevad, et on siis tegemist kas siis hemofiilia või mõne muu raske hüübimishäirega. Kergemad hüübimishäired, ütleme siis kerge hemofiilia ei pruugi sugugi sageli nii varakult välja tulla ja vahel isegi esmaselt võib juhtuda, et diagnoositakse täiskasvanu eas, sellepärast et kui ei ole olnud traumasi ja need muutused seal hüübimises on nii väikesed, siis vahel inimene ei saagi teada, et tal selline hüübimishäire on. Ehk siis see on väga erinev, sõltuvalt siis nendest hüübimishäiretest, mis inimesel on. Või siis kui meil on tegemist Willebrandi tõvega, siis Willebrandi tõvel samamoodi on Willebrandi faktor see, mis meil siis puudu on, et samamoodi põhjustab veritsusi, aga siis on need ninaverejooksud või naistel siis pikad menstruatsioonid, sama on siis tütarlastel ja poisslastel pikad ninaverejooksud, mille tõttu nad satuvad siis lastearsti või laste hematoloogi vaate välja. Aga kui nüüd lapsevanemal endal on kahtlus, et lapsel võiks olla, kas ongi need sinikad või ninaverejooksud, et kelle poole selle esmane pöördumine, kas perearst või spetsialist või kelle poole võiks kõigepealt? Tänasel päeval Eesti süsteem on ikkagi niimoodi üles ehitatud, et esimene kontakt perekonnal on perearstiga, aga ema kindlasti võiks oma kahtlust hüübimishäirete koha pealt perearstile öelda. On teatud analüüsid, mida perearst saab uurida ja mis vahel näitavad, vahel ei näita muutusi, aga kui juba inimesel on sellised sagedased verejooksud, siis on igal juhul põhjus edasisaatmiseks, isegi kui seal hüübimisanalüüsides kohe esmastes uuringutes muutusi ei leita. Ehk siis tegelikult selline veritsuse kliiniline leid, ütleme meie, või veritsuse anamnees, et siis kui inimesel ikkagi veritsuse probleemid on, siis kindlasti tasub paluda seda edasisuunamist spetsialistile, et siis kui meil on tegemist alla 18-aastase lapsega, siis oleks kontaktiks laste hematoloog, onkoloog. Ja kui on tegemist siis suuremate lastega, kellel on juba põhikool lõppenud, nad enam koolilapsed ei ole, siis nad läheksid juba täiskasvanute hematoloogile. Kui me räägime praegu konkreetsemalt hemofiiliast, et siis milline see hemofiilia ravi välja näeb? Et selleks, et rääkida ravist, siis me peame mõtlema, mis asi see hemofiilia on. Hemofiilia on siis kas 8. faktori puudus, mis põhjustab hüübimishäiret, või siis 9. faktori puudus, mis põhjustab hüübimishäiret. Et on ka harvemaid variante, aga neid on nii vähe, et võib-olla siis sellest me praegu momendil ei räägi. Kõige rohkem on 8. faktori puudust ehk A-hemofiilia.
ja kõikide hemofiiliate puhul, nii A kui B puhul on ikkagi raviks siis selle puuduleva hüübimisfaktori asendamine. Ja tänasel päeval on siis A-hemofiiliale, võiks siis öelda praegu juurde lisandunud ka siis ja kohe lisandumas ka B-hemofiiliale selliseid teisi ravimeid, mis lähevad siis mööda sellest puuduvast 8. või puuduvast 9. faktorist ja aitavad siis seda hüübimist parandada. Ehk siis tänasel päeval ikkagi ma arvan, et suurem enamus tõenäoliselt kasutavad 8. faktori defitsiidi korral asendusravi 8. faktoriga. Seal on meil võimalus kasutada väga erinevaid 8. faktori preparaate. Et suuremalt jaolt on kasutusel rekombinantsed ehk siis nagu tööstuslikult toodetud faktorid, mis ei ole seotud inimese plasma ja inimese valkudega. Ja selles mõttes on nagu ohutud viiruste suhtes, mis oli probleemiks vanasti. Aga lisaks neid rekombinantsed faktoreid on niimoodi töödeldud, et nad toimiksid pikemat aega, et kui normaalselt meie 8. faktor, kui me teda üle kanname, püsib meil seal kehas kuskil 8 tundi, siis tema tase langeb juba, siis tänased rekombinantsed faktorid on sellised pikendatud ajaga, et seda keha ei vii nii kiiresti välja ja tema toime kestab kauem ja me saame seal seda faktori taset hoida niimoodi kõrgemal, et veritsusi ei teki pikemat aega. Faktori kontsentraatide mure on see, et neid tuleb veini kaudu manustada, need on veinisüstid ja kui me mõtleme, et meil on tegemist näiteks lastega, siis me tahaksime neid võimalikult vähe süstida. Ehk siis need pikatoimelised rekombinantsed faktorid on meil täna eelistatud, kui me räägime faktori kontsentraatidest. 9. faktori puhul Eestis praegu on kättesaadavad ikkagi sellised lühema toimeajaga faktoreid, neid pika toimeajaga faktoreid ei ole. Täna on veel rääkides raskest hemofiilia A-st ja ka sellisest variandist, et kui on tekkinud 8. faktori vastased antikehad ehk inhibiitorid, mis siis seda faktori ülekantava faktori toimet võivad vähendada, võimalik kasutada ka selliseid ravimeid, mis siis seda ütleme siis niimoodi, et siis seda 8. faktorit me ei vaja või me läheme sellest faktorist mööda. Ehk siis on olemas selline antikeha, mis siis seob 9. ja 10. faktori ja siis asendab 8. faktori. Ja me saame siis seda kasutada rasketel juhtudel või siis nendel juhtudel, kus 8. faktor ei tööta selle tõttu, et meil on nagu need 8. faktori vastuained tekkinud. 9. faktoril on tulemas teistsugused ravimid sellisteks puhkudeks, momendil selliselt laialt kasutusel neid veel ei ole. Ja neid siis ei süstita, see ei ole veenisisene ravi. Täpselt ja nende eelis tõesti tänasel päeval on see, et need ei ole siis veeni kaudu süstitavad, vaid neid saab süstida nahaalusi. Ja need on samuti pika toimega, et siis neid nahaaluseid süstida ei pea tegema nii sageli. Ma mõtlengi, et kas tänapäevaste nende ravivõimaluste juures siis nagu hemofiiliaga lapsed saavad elada täitsa tavalise lapse elu või? Ma pean tunnistama, et mina arvan küll, et saavad, et selleks isegi ei ole vaja neid praegu kõige uuemaid ravimeid, ehk siis seda antikeha, mis 8. faktorit nagu enam ei vajagi, vaid piisab juba nendest pikatoimelistest 8. faktori preparaatidest, kus see ravimi või see faktori kate on nii hea, et lapsed saavad tegelikult ei pea mõtlema selle peale, et mida nad teevad, et need, kes süstivad 8. faktorit, muidugi peavad mõtlema seda, et nad peavad selle süsti saama, nad ei tohi seda ära unustada. Aga subkutaansete ravimitega juba kipub isegi ära unustama, et sul see haigus on. Ehk siis tõesti täna võiks küll öelda seda, ma arvan, et nendel lastel ei jää midagi tegemata selle tõttu, et neil on see 8. või 9. faktor puudu.
aga kuidas teil endal arstina, mis selle hemofiilia ravimise juures siin kõige keerulisem aspekt või kõige suurem väljakutse on? No ma ikka arvan seda sama, et kui ma võtan päris tänast päeva, kus osad lapsed on subkutaansel ravil ja osad on veenikaudsel ravil, siis see tasakaalu hoidmine ja ma ikka mõtlen seda, et millal me saame päris kindlad olla, et me teame, et kõik need ravimid on piisavalt ohutud, et neid soovitusi jagada, nagu me täna jagame, et me teeme seda ju tänasel päeval nii ruttu, et tuleb uus ravim ja me kohe võtame ta kasutusele, et oma kasutus on olnud väga lühike, et tõenäoliselt nendest uutest ravimitest saame rohkem ju siiski teada aja pärast, et võib-olla nende otsuste tegemine, kellele mis ravi ja millal on arsti jaoks alati kõige raskem. Peale selle siis seesama, et koos lapsevanemaga tagada selline piisavalt ohutu selline jälgimise süsteem, et me õigetel aegadel suudame õigeid otsuseid jälle rakendada. Et millal doose muuta, millal mida veel lisaks teha ja siis ka tähele panna uute ravimite korral just neid samu kõrvaltoimeid võib-olla, mida me veel ei tea, sest nad on nii uued. Aga kui te nüüd tulevikku vaatate, et millised need tuleviku väljavaated selle ravi osas on, et kas on võimalus, et see haigust ka kuidagi välja ravida täitsa või ennetada? Mina ikka väga loodan, et see geeniravi on ikka äärmiselt huvitav ja mulle tundub, et kui ta siin veel aasta 3 tagasi oli selline väga nagu selline ulme, ütleme minu jaoks, et kajastus läks sinna fantasy-filmide lahtrisse, siis tänasel päeval on ta ju tegelikult täiesti reaalselt praegu ja siin juba olemas. Ja teda kasutatakse küll uuringutes, aga need tulemused on väga paljutõotavad ja minu jaoks juba arstina isegi usaldusväärsed selles mõttes, et see maailm tundub praegu väga-väga põnev, et mina ootan küll väga nende uute uuringute lisandumist, ja seda arvestades lastearstina ikka ma olen selles kohas, et me teame, et lasteni jõuavad kõik need uued asjad selline samm hiljem, et seda uuringumaterjali tuleks järjest rohkem kiiremini juurde, et siis see kättesaadavus lastele jõuab järjest lähemale.